Tervitus Palle autoringlusest siin ja täna tuleb teistsugune video. See auto läks katki, kohe räägime lähemalt. See on auto, mis osteti 2 nädalat tagasi umbes. Samal päeval tuli telefonikõne, et mootorituli põleb, jõud on kadunud ja väriseb. Väga tore, auto oli juba Pärnusse jõudnud ja võiks ju mõelda, et kasutatud asi, vaata ise. Jah, nii ei saa tegelikult, eks ole, et see läheb seadusega vastuollu juba. Kui sa ettevõttena müüd, sul on ikkagi mingisugused kohustused. Ja siis ma räägin lahti, kuidas niisugune olukord siis kulmineerus ja kuhu see välja jõudis ja mis toimub ja mis edasi saab. Esimese hooga ma siis ütlesin, et proovime leida koha peal, või kolleeg ütles, et proovime leida koha peal mingisuguse lahenduse, et kahtlus oli see, et on mingisugune, ma ei tea, mingi suvakas andur, mis iganes, mootori tuli auto, ta käivitus ja sõitis, eks ole. Ja siis leidsime Pärnus töökoja, aga loomulikult järjekord ja niisuguses olukorras on inimesel kiire, ta ei taha oodata, ta ei taha vastust mingi 2 nädala pärast saada, eks ole. Ja kuna meil on endal siin tänaseks nagu kõik päris hästi varustuse ja töökäte osas ka, et on mõistlik ise siukseid asju uurida, siis esimesel võimalusel tõin ta ära sealt. Ja muidugi aega läks, mul ei olnud võimalik kohe minna, ma olin üldse Hiiumaal sellel hetkel. Ja siis jõudis ta siia ja selgus, et ma vaatan kohe, kas ma seda näidata ka saan. No, siit saab juba väikse vihje, siin on üks mootor, seal on ka mootor. Ühesõnaga, okei, seda ma praegu lahti katkuma ei hakka. Kui klapikambri gaas maha võtta, siis on näha, et üks klapipesa on liikunud allapoole. Ja see on päris suur jama selles suhtes, et seda tagasi panna saab, aga jällegi, teoorias saab. Aga võtab aega ja jälle paar nädalat järjekorda ilmselt kokku koos mahavõtmise, saatmise, tagasivõtmise, peale panemisega. Siis tuli sealt kohe järgmine lahendus, ühesõnaga selle me avastasime, kahjuks siis oli ikkagi rauaviga nii-öelda. Järgmine lahendus on rrr.lt, see on tänapäeval väga paljude lemmik. Ja siin on nüüd siuke mure, et see on kahjuks praak. See on nüüd siis Ida-Euroopast tellitud plokigaas. Esiteks on ta kanalitest väga nõgine ja voila, klapipesa väljas, näete? Hops, see. Ehk siis sellel on kahjuks täpselt sama viga. Loomulikult ootasime me seda juppi ka 4 päeva. Inimene ootas autot. Tahtis juba autot kätte saada. Kirjutasin talle siis, et ma väga vabandan, aga varuosa oli praak. Ja see siis juhtus mõned päevad tagasi alles. Ja mõnusasti mingi kell natuke enne 4 õhtul sai selgeks, et see asi ei kõlba. Ja kallis oli ka, aga selle saab tagasi muidugi saata. Kallis oleneb millega võrreldes, 350 € maksis see. Et väga tore. Jõudsin helistada läbi kõik Eesti lammutused, igalt poolt mootorid müüdud, plokikant eraldi niikuinii kuskil poolt, leidsin lõpuks 2 mootorit kokku, aga täitsa teadmata päritolu oli üks ja teine oli lihtsalt kallis, ebaproportsionaalselt kallis. Ja ka ma ei mäleta, mis tal oli läbisõite seisukord. Ühesõnaga, siis tuli selline lahendus, et nüüd me lähme kohe õue. Ma näitan seda lahendust seal õues. Selleks, et minna õue, otsin ma loomulikult endale näppu ühe LED-villist saadud lambi. Et siis te kõik näete, kui head lambid need on. Ja ma näitan teile kohe, mis lahendus siis tekkis. Lamp on selline. See on minu isiklik lemmik nendest, mis mulle anti. Seda on võimalik igatepidi näitama panna. Esiteks ta seisab niimoodi, siis neid jalgu on võimalik liigutada. Siis saab ta siit kokku vajutada. Niimoodi, et ta valgustab sul mõlemale poole. Siis saad sa siit kinni võtta ja nii edasi ja nii edasi. Ülihea asi. Nii, oleme jõudnud nurga taha doonorite osakonda. Ja tere!
Vot niimoodi selgus, et Marketplace'is oli müügis selline auto, kusjuures kõige haigem on see, et ma absoluutselt ei tahaks seda autot lammutada, sellepärast et ta on väga korralik. Okei, ta on praegu pesemata, aga ta ei ole roostes, ta on alla 200 sõitnud, täiesti terve asi. Oli dosooli leke termostaadi mingisuguse, ma ei mäleta, korpuse või flantsi vahelt ja katalüsaator väsinud, et mingisuguse vale lambdaga oli sõitnud aasta aega ringi. Vot siuke asi tekkis Marketplace'ist. Normaalselt joppas selle autoga selles suhtes, et see oli Marketplace'is müügis, ta oli soodsalt, aga ma võin öelda ka avalikult, mis hinnaga ta oli, 850 vist oli või, alla 1000 euro. Ja noh, omavahel öeldes, et mootoreid muidu müüakse suht sama hinnaga enamasti. Ja siis ma kirjutasin, aga inimene ütles, tal ei ole veel talverehvid alla pandud ja tahtis tegeleda selle autoga enne müüki ja ta ei plaaninud seda veel ära anda või noh, ma sain nii aru tast. Ja tegi soodsamalt. Ma isegi ise ei küsinud seda otseselt või noh, ise ei kaubelnud. Ja see kõik oli siis neljapäeval kuskil 3:30, kui ma sain teada, et meil on tuksis ja meil on nagu teadmata ajaks lükkub edasi see auto. Kell 6:30 ma olin minu arust selle teise Citroeniga garaažis sees juba. See kõik käis siis suht kiiresti. Ma ise ei hakanud ilmselgelt seda mootorit ümber tõstma ja selle tõttu nädalavahetus jäi vahele, aga täna on teisipäev ja meil on tegelikult mootor on peal. Ja õli ja filtrid on ka laua peal olemas või filtrid on juba küljes ja tegelikult nüüd lõpptulemus on selles mõttes päris hea, et sellel mootoril on ka üsna värsked ketid ja kõigi eelduste kohaselt ma panen ta homme käima ja tõenäoliselt homme õhtul viin ära ka. Ehk siis lõpptulemus kliendi jaoks suht okei, minu arust ma pakkusin asendusautot ka muide, aga mul on ainult manuaali pakkuda praegu, ehk siis ei sobinud, aga noh, ma vähemalt pakkusin. Ja nii on selles suhtes, et eelmine nädal oligi väga kehv nädal või noh, viimased 2 nädalat. Järjest läks 2 autot tuksi müügijärgselt. No ühega oli väike mure, see aku kooles ära, aga ikkagi no, inimene saab kodu eest minema sellega. See on lahendatud ja teine on siis see Citroen. Ühesõnaga kehvad 2 nädalat. Praegu on niigi igast automaksud, regamistasud rikuvad niikuinii seda protsessi nagu täiega. Kellelgi lihtsam ei ole. Ja siis sihukeste asjadega tegelemine ka veel otsa, et tegelikult on ju selle auto ostuhind oli 2800 eurot, mis ma ei tea, C4-dega võrreldes võib mõne jaoks tunduda palju, aga samas teistpidi võttes automaatkastiga 2010 alla 200 sõitnud, minu arust on täiesti okei. Et nüüd võib tekkida küsimus, et kas nii ongi või, et kas autoringluses nii ongi, et kõik asjad teeme korda. Et ainult ütled, et läks katki ja kohe jookseme. Ei ole. See oli erand selles suhtes, et kasutatud auto ostul juhtub asju. Ma olen seda korduvalt öelnud. Kui palju mul juhtub? Vähe. Tõestuseks, minge vaadake ise. Tarbijavaidluskomisjon on olemas, kus on aktiivsed vaidlused ja lõppenud vaidlused. Mul on neid 0. Ja võib-olla sellepärast ongi neid 0, et ma lähenen tavaliselt asjadele nii. Aga tegelikult on nüüd niimoodi, et ma arvan, et ma teen süsteemi natukene ümber, sellepärast, et see on veits üle võlli. Ma saan aru, et mina olen süüdi, ma olen sellega nõus, sest see juhtus nii kiiresti. Ma ei usu, et tee peal sai midagi ostja nagu valesti teha. Ja ilmselgelt mina maksan, mina teen korda, aga siin on hoopis teised küsimused. Et jah, ma praegu teen selle niimoodi lõpuni. Põhimõtteliselt võiks ju mõelda niimoodi ka, et kui ostja ostab teadlikult endale ikkagi 15 aastat kasutatud asja, siis kas see peaks nii olema, et nagu tema vastutus on 0? Jaa, okei, mootoriremont, siin ei ole midagi rääkida, ma olen nõus sellega. Selle auto puhul, sellise kaasuse puhul, selle ümber ei ole midagi arutada. Aga igasugused viimised, toomised, logistikad ja ootamised, nendega ma enam ei taha nii paindlik olla. Sellepärast, et mul oleks väga lihtne ja mugav olnud öelda, et me väga vabandame,
ja me teeme remondi ja võtnud selleks näiteks 30 päeva aega. Mul oleks olnud mega mõnus rahulikult uurida, otsida, koguda saata päringuid, võrrelda, saata asju tagasi, tellida uued asjad ja nii edasi ja nii edasi. See on üks koht, mida ma arvan, et ma muudan sellepärast, et jaa, ma saan aru, et olukord on tobe, aga täna on nagu pigem laual 2 varianti. On variant see, et enamasti saadetakse siin kuu peale, kui sa ostad 3-tonnise auto ükskõik kust kohast ja ütled, et midagi läks katki, tehke korda. Ja teine variant on kindlasti see, et öeldakse, et saatke auto meile siia ja me uurime. Et täna ma teen ise 2 vedu, sisuliselt mõlemad korrad ma vean seda autot 5-6 tundi mõlemal korral. Ja jällegi ma saan aru, ma tulen vastu, eks ole, aga tegelikult ütleme, levinud praktika see vist üldiselt ei ole. Et tegelikult on ikkagi niimoodi, et kui sa oled valinud endale sõiduki ostupunktiks Tartu, siis sa pead arvestama sellega, et kui sul on mingeid pretensioone või mingisuguseid arusaamatusi, siis nendega tegeletakse Tartus. Tegelikult loogiline oleks, et see asi on niimoodi. Ja ma arvan, et ma täpsustan need asjad nüüd ära, sest teine auto, millega juhtus, on Tammsalus. Ja sellega samamoodi kaugjuhtimiselt väga keeruline. Seal on ka mingi võtme unustas näiteks ära, eks ole. Mina siin oleks osanud seda võtit uuesti talle tutvustada, aga üle telefoni peab seda keegi teine tegema, eks ole. Et ilmselt need muudatused nüüd tulevad, sest et mul on veits kopp ees sellest, et ma olen nagu väga pikalt vastu pidanud ja olnud ülipaindlik ja teinud alati omalt poolt suuri vastutulekuid, aga mulle ei taheta neid vastutulekuid eriti teha. Et pigem on siuke suhtumine olnud. Ma ei räägi praegu selle auto ostjast. Teda ma toetan selles mõttes, et see oli raju. Koju sõites jääd põhimõtteliselt teele. Aga varasemalt ikkagi on nagu siukest suhtumist olnud, et ükskõik, kas auto maksab 1000 või 2000 või 3000 eurot ja on 20 või 25 aastat vana. Et automaatselt mina süüdi ja järgmine asi, et hakka remontima. Ja tegelikult see ei ole isegi Eesti seadusandluses juba ammu aktiivselt kasutuses olev praktika, et sa annad tarbijavaidluskomisjoni kellegi. Ma ütlen, ma ei ole kordagi seal käinud, mitte ühtegi korda, aga ma tean seda, et seal ka on asjad aja jooksul veits muutunud. Täna see asi ei ole enam niimoodi, et sul on ükskõik mis kaebus ja siis kohe hakatakse nõudma. Et täna tegelikult minu info kohaselt, ma ei ole muidugi kõiki lahendeid läbi lugenud, eks ole, aga ma olen konsulteerinud ja suheld inimestega, kes sellega kokku puutuvad. Et näiteks on jõutud sinnamaani, et nagu kuluosasid, mida inimene autot omades niikuinii teatud kilomeetrite tagant vahetama peab, nende kompenseerimine on suhteliselt absurd tänapäeval. No see on tore, sest mult on päris palju küsitud sarniire ja rooliotsasid, kohati päris agressiivselt ka. Ja ma ei oskagi midagi öelda, et ma pean seda sama joont jätkama selle koha pealt, et ma ei saa inimesi pikalt saata, eriti kui on nagu selgelt minu viga ja autol on see puudus müügihetkel olnud küljes. Küll aga ma pean natukene tõmbama nagu pidurit selle osas, et kui see puudus ei ole autol ikkagi müügihetkel küljes olnud ja on ilmnenud, ma ei tea, mis iganes ajal pärast müüki, siis peab natuke seadusele otsa vaatama, et muidu see läheb vaikselt käest ära. Et turg on praegu kehv, niikuinii, eks ole. Ja mul on tunne, et tegelikult nagu ostja käitumine ei ole ka midagi toredat. Kuigi veel kord ma ütlen, et ma olen suutnud nagu vältida, aga mul sisetunne ütleb, et ega seal midagi paremaks ei lähe lähiajal. Ehk siis autoringlus jätkab sama lähenemist, aga natukene tuleb täpsustada, et mida kompenseeritakse, millisel juhul kompenseeritakse, millises ulatuses kompenseeritakse ja kus kohas kompenseeritakse. See on oluline, sest täna on see, et kõik on kliendi järgi, mis on osaliselt arusaadav, aga täielikult mitte. Ehk siis siuksed uudised siis selle autoga, aga järgmised kaadrid sellest autost tulevad homme ja tõenäoliselt siis, kui ma sõidan temaga. Et päris pingeline, ütlen ausalt. Inimene mulle kirjutanud iga päev ja siin ei ole mitte ühtegi hetke lastud raisku. Ja siin oli korraks üks teine auto peal, aga selle tõttu ei kadunud eriti tööaega. Ühesõnaga loodame parimat ja loodame, et selle saab talle homme tagasi anda. Ja siis loomulikult kahjuks
tuleb see plokigaas ära remontida. Sellepärast, et see õues olev C4 on liiga korralik, et ma viiks ta pressi alla, ma ei ole nõus. Seal on kellelegi aastateks veel autot, teeme plokigaane ära, paneme jälle uue õli sisse, vabandust, seal on uus õli sees, siia paneme uue õli sisse ja läheb sõitu, et ei ole mõtet seda kere mul kaalu peale viia, see kere on sisuliselt roostevaba. Et ma ei tea, mul on see kiiks, et mul ei, ma olen küll viinud autosid kaalu peale, aga ma nagu väga valin, mida ma sinna viin ja see ei ole üks neist, mis sinna läheb. Ehk siis varsti on üks C4 veel tulemas ja need ei ole kumbki autoringluse väljakutse autod, ehk siis see praegu midagi ei muuda. Aga järgmised kaadrid siis loodetavasti homsest ja sellest, kui ma taga sõidan, nii et no nii, uus päev või siis uus õhtu. Eelmine video on tehtud siis eile öösel, see on nüüd siis üks päev hiljem ja nagu näha, siis auto on väljas, mis tähendab seda, et teda ei lükatud siia, vaid ta sõitis siia. Ühesõnaga, ma kuulsin ka teda käimas tegelikult enne, nii et sellega on hästi, mootori hääl oli hea ja nüüd on proovisõidu aeg. Seda ma filmima ei hakka, sest ma näen lihtsalt sõidan mööda maanteed ja vaatan, kas kõik on hästi, vedelikud kontrollin ja siis juba viime kliendile koju ilmselt millalgi õhtul hiljem, siis öösel jõuan, aga see selleks, mul on see osa läbi räägitud. Loodame, et rohkem mingeid üllatusi ei ole, nagu ikka neid võib olla. Nii, kiire klipp sõidust ka. Armatuur on puhas, hoiatustulesid ei põle. Eraldi sillaregulli praegu ei teinud, aga enne tegin. Aga kuna käändmikke alt ära ei võetud, siis ei ole vaja ka. Ja muus osas küsimusi pole, kõik on hästi praegu. Võib ära viia. Sõitis hästi, kõik on timmis. Sellele osale tõmbame juti alla nüüd, aitab küll. Auto on valmis, kokku on lepitud, annan hilisõhtul üle ja loodetavasti on sellega siis kõik. Et rohkem ma loodan, et tegelema ei pea. RRR-i tuleb veel plokigaas tagasi saata ja siis tuleb mõelda, et mis sellest hõbedasest saab. Hea eksemplar ilmselt. Ja see ei olnud mingi reklaamvideo, et näe, meil on nii, et me teeme kõik odavad autod alati korda. Et ma olen korduvalt teinud küll, aga olen korduvalt ka ei öelnud, kui mult küsitakse asju, mille eest mina vastutama ei pea. Ja video kommentaarium on avalik, ehk siis viimane suurem remont oli Tõnul näiteks, kui Tõnu vaatab videot, siis võid ju kinnitada seda, et kui asi on ikkagi hapu, siis ei ole kunagi öeldud. Tema auto minu teada sõidab tänaseni, see oli siis Volvo V60, ka plokigaane veaga. Ja Lääne-Virumaal on üks Audi A4, millel sai automaatkast sisuliselt kapitaalremondi. Et tervitused ka talle, aga need olid olukorrad, kus mul ei olnud nagu pikka dialoogi selles osas, et kas ja kes on süüdi, et seal oli koheselt ilmnenud puudus ja puudus oli suur. Et kõik need näited. Aga loodame parimat selles suhtes, et praegu on väga kehvad nädalad olnud. Põhimõtteliselt viimased 2 nädalat on suuresti läinudki mingisuguste praakidega tegelemiseks. Neid ei ole küll palju, aga on olnud ikkagi korduvalt vaja tegeleda. Eriti see Citroen. Ja tulge ostke autosid. On mitu päris ägedat asja. Headest asjadest on mul loomulikult üks Qashqai ja üks Polo, mida kõik autoringluse lehelt saavad vaadata. Ja odavamas otsas on ka veidi valikut ja need on ka kõik täiesti normaalsed pillid. Et ühesõnaga kohtume autoringluses ja minu poolt praegu ja taega.